kuskilt kurvi tuled, sa ei fokusseeri ära, mida teha, sa lihtsalt lähed hoogs sisse ja siis saad aru, et nüüd on asendid jumal paigast. Teate, kuidas need naised teevad? Tõsta nüüd. Sa pead tuhara lihaseid pigistama ka. Valedagi see Anatooli, vaata, te olete näinud ju? Ei. Ei ole? Vaata, kleenuke poiss. Jootiku päev. Tubli poiss aitab ka. Aitab küll nikastad ära endale. Tead, 2, 1, kõik maha. Let's go! Karlen, võta lühidalt kokku, mis me teeme täna. Paneme naised hästi kiiresti sõitma. Ma ei näe pisaraid neil veel. Karlen, ma filmisin. Telgitagused, kuidas valmistatakse rada ette. Nüüd jäi või? Nüüd jäi, kivi aitab alati. Natukene liiga vara lased gaasi täiesti nulli. Nagu peale seda, vaata, kui sa lähed sinna, siis see põmps on ära juba ja siis sa lased juba gaasi maha. Tuli ära! Vaata, peabki tegema seda, mitte seda, mis sulle meeldib teha, vaid pigem just vastupidi vaata. Ja mine nagu ülakehaga ka nagu rohkem sinna lenksu kohale niimoodi. Sa kohet olid liiga nagu niimoodi püsti, vaata. Et siis jälle... Ta on nullist igav. Nullist või? Jah, igav. Mis see tähendab? Kes on igav? Sina. Karlen, kuidas esimene naiste trenn sujus? Üllatavalt hästi. Kuskeret. Olenema, kui me jätame nüüd mõned siuksed sõnalised apsud välja, siis läks hästi ja nagu ma tundsin, et neile ka meeldis ja üleüldse on nagu äge olla siis ka naissõitja, siis nagu teisi naissõitjaid niimoodi õpetada ja näha, et oota hetk, Karlen, me peame tegelema ägedate asjadega. Vaadake Vikerga. Neis on huultel, neis on 30 kraadi, ma tundma riidad sappade peale. Minu esimest plaati. Terrasse mängib, tule nüüd paati, mööristab ilmselt moodis pagaadis on korralik saavutus, no nii pikk, see pole Loch Ness, vaid no big dick, yeah. Alus püksab, mugav või verel on juba. Teen enda lastele süüa.
kasu lastele. hästi, äkki ma juba lõiksin sõrma. Savi ei saa aru ju, pabrikas on ka punane ju. Ja mina ei soovi, mul on siin muid asju. See on sul, sa peed 3 päeva söödud saama sellest. No suru, oi, tuli. Round 2. Round 2. 2, 1. No, Läks ära. kurat, see Tiemetsas on ikka väga kanged lapsed. Mina Pärnus, ma ei suuda vastu. Ega siin lapsed ka hooldavad radaega ja jõudu tule. sul on teinud kindlasti pähe. Ma ei tea, kuidas sa siia olukorda sattusid, aga... Ma ei tea, ma olen vormi mehega, ma ei julgegi. Ma olen igast meestega kätt surunud, aga no vot, see on next level. 3, 2, 1. Täitsa lõpp, no ma ei tea, kas see oli tänane trenn, mis oli, võtab kõed läbi, aga ei jõua enam. Kuule, vaata, Auror. Kõik asjad kukuvad. Mees Su võttis ära. sikkel on nii ilus, mida asja? No kui sa särakad saad, siis meil vähemalt on see video peal. Selgita. Tümmi tööle. Nüüd oleme me ilma elektrita. E-ka-ko-ja. Ma mõtlesin, et sa oskad ainult bittidega ümber käia, aga vahi värki suurte ratastega, bittidega. Okei või? Isegi autodega saab hakkama. Mersudega. Ainu Sandra, me saame sooja täna. Sügavalt traumeeritud nagu. Iga kord, kui ma sinuga kaasa tulen. Kuskil miskit toimub. No, läheb. Oota, keegi võtab vastu ka. Mine üks kuule, kui hakkab veeremast. Ei, see üles. Vastu väga ei veere, ma arvan. Ja vastu väga on midagi. Tõstab. võttis kõik asjad, mis oli ja ennast nüüd elendas enam. Kõik, kes mind vähegi vajusid ära kuskile keskele ja nii edasi, et tõstsin siia ette, et nagu seda tõmbab nagu küll, jah? Nüüd ma saan nagu... Selleks, et seest ütlevad juba hoogu palju maha võtma ja see väljast on lihtsalt nagu kaldumine. Sellepärast, et seda head nurka, mis kurvi keskel on, seda sa alles hakkad nagu siin võtma. See on see fotograaf / mehaanik / ma ei tea, kes iganes veel elu. Käid mingi põlvini heina sees ja ajad Karleni taga. Kui mõni uss mind ammustab, siis ma ei tea. Endiselt otsin Karleni. Olen kuskil metsas, karksinuias ja liigun hääle järgi ja ma just nägin teda lõpuks. Vägisi, siis nad hakkavad paika minema ja hakkab ise nagu õigeks asi minema. Sikkel piiras või alles enne lõppu seal hakkab pöördesse minema. Nii, oot. Nii. See on ka minu vastutus. Krossisõidu vahele väike koogikene. Väike suhkrulaks.
ega mulle öeldi kunagi ju. Miks sa sõidad seda krossi, hakka poksijaks või? MMA-d. Kolm kümnendikku vahet, väga professionaalselt sõidetud. Tubli, see oli täitsa hea juba. No aga miks ma kukun see? Kohe muutus asi. Ootus selline asi. Mis teed? Ma vaatan pilti töötan, vaata. Karjus. Karbi. Teiselt poolt, et saaks selle hea sissesõidusoone sisse. Done and dusted, jah? Ma olen täiesti läbi omadega. I gave you love and I hate it. Yeah, let the time that I wasted. Fuck you, goodbye. You hurt me for the last time. Tuossa aega läbi Kadri Orupargi lõikan kadada. Oma haige killer. Me jõudsime Otepääle. Meie... Näri asjadega maja. Saan praegu šveitslaste kaudu lätlaste numbri, ma ütleksin päris hea. Jah, et meie plaanid jõustuksid täna, mis me soovime teha. Aga ma saan alati, mis ma tahan. Õige, nii peabki. See on õige suhtumine. Ega mis sa siin ikka kõpestada? Muidugi, nalja ei ole. Peab ikka... Tubli poiss. Jaa, meil on nüüd vahepeatus Otepääl. Saame vastused või? No kohe saame, ma kirjutan Robertsi. Me oleme nii valmis trippima kohe. Me tripiks igale poole ära. Kuule, aga suvel lähme üldse Hispaaniasse. Otse. Mis me ikka jaurame siin? Buss on olemas. Võtame Oliveri kaasa, ta on meil mehaanik. Mehaanik olemas, jah. Jah, sõitja. Siin olemas, valmis, davai peale. Minek. Elu on ikka lill. Üks saab siin oma asju ja... Mul on nii asjalikud väiksed mehaanikud. Lase lähemalt. Niimoodi. ma panen ikka nii, et on. Jah. Tuli nagu laksti olemas. Tule jumal Sandra hoopis. Sama entusiasmiga, mis sa just tegid. Oh!
me leidsime ahjuroobi. Mul tekib alati emotsionaalne side nende okstega. Sandra uus ahjuroop. Homme võtin trenni käes. Pesapallikurikas ka. Igaks juhtu kunagi tegu vaja. Ja köögitoimkond on täies hoos. Mis meil täna on õhtusöögiks? Lihhi! Üksik 3 lapse ema ja. Viimeline, oota, ei fokusseeri ära. Ja Tool Centri see töölaud, mis peaks tööriistu hoidma. Absoluutselt. Et seda me arvestame siit mitmendat päeva juba ühtegi kriimu sees ei ole. Ei ole. See pinnas on lihtsalt nii super lõks. Ja pärast lihtsalt niiskelapiga puhtaks. Need Baby-Peppu omad. Hommikul lähme ujuma. Ma ei oska ujuda. Oh my god. No ma hakkan õpetama, siis ma lihtsalt lükkan su ette. Enne trenni. Kõik tegime ise. Looma küttisime ka ise. Käisime siin RMK-med. Tähelepanu, valmis olla, start! Oh yeah, so done. Karbusid ei tulnudki. Jaa, no okei, mine. Ma ütleks, et siin on soem kui basseinis. Arvada? Mis meil Tihemetsas oli? No, kui sa paned siia üles selle paagi vastu. Ma tean. Okei, davai, tšau. Ja ma tean, ma tulen. Tšau. Kuidas rada on? Tricky, aga äge. Ses mõttes, et piisavalt kurve ja pingutama panevaid elemente. Tuled siit, on ju. Pidurdad. Brm. Siin sa istud. Hakkad siin mingi niimoodi vaikselt kiirendama, on ju. Ja siis tuled mingi... Kaamerid kordavad või? Üks ta on argpüüd. Kus me nüüd oleme? Põlvas. Põlva! Kuidas
kuidas kommenteerid, Juta, saan siis tänast tulevast krossirada, mis peagi avaneb? Üliluks saab, jah. Siis me oleme õiges kohas. Karleen sõidab, mina jälle tegelen tähtsate asjadega ilmselgelt. Thanks, Karleen. Lõpp on lähedal. Seitse varsti puud või? Mingi putukas lennas vist puru äkki. Äkki? Need on vaata sellest vihmast jäänud ja too ei lähe enam siit ära. Ja ma ei saa labidaga ka teha midagi, sest nad on nii kõrged. Muidugi kokku. Eks sa, kui ma... Sõida aga ära pülise! Kurat, võttis kõik 3 pakki ja keetis ära ja nüüd annitavad seal. Mul läks meelest ära, et ma üldse tegin seda. Ma ei julgenud võttu ka. Ja olemegi jõudnud tagasi Otepääle, meie lõpp-punkti. Edukas treeninglaager on sooritatud ilma vigastusteta ja suurimate tehnikaprobleemideta. Ja et päeval siis tegime oma trennid ära ja õhtul saabusid 5 vaprat Eesti krossinaist meile sinna minu esimest korda veetavasse treeninglaagrisse ja see läks vägagi edukalt, tüdrukud olid rahul ja juba oodatakse pingsalt uut treeninglaagrit, mis on ka varsti tulemas. Ja siis jäime veel ööseks Tihemetsa ja järgmisel päeval läksime Aivo Repsi juurde, tema koduraja peale. Tegime seal kõvasti kurvitrenni ja maitsesime tema liivakasti liiva seal, mis oli väga raske. Ma olin raja kõrval, aga minu maitses päris hästi. ja siis juba suundusimegi Otepääle, pesime ruttu asjad puhtaks. Nii, ja nüüd hakkab see seiklus nii-öelda selles suhtes, et meil tuli väike ekspromptplaan minna Lätti Ape-rajale, kus toimub siis järgmine Läti meistrivõistluste etapp. Aga sellega oli see, et meil ei olnud absoluutselt infot raja kohta ja siis ma kirjutasin mitte 1, mitte 2, vaid 7 lätlasele, kellest üks siis kõigepealt vastas, et ma peaks kirjutama ühele Karleeni Hispaania treenerile. Kirjutasin talle, tema ei vastanud. Ja siis lõpuks vastas Karlis Sobulis, kes ütles, et see rada on hoopis privaatrada ja seal ei saagi trenni teha. Ja siis me otsustasime hoopis, tuli siuke plaan, et läheks Põlvasse, et seal oli võimalus siis Kaareltil ka koduraja peal teha väike trenn, mille Karleen võtab paremini kokku. Kuidas see ja seal oli ka plaanis see, et teeme just siukse kerge
kurvitrenni soojenduseks, siis on natukene paar tundi pausi, lähme teeme veel Põlvas trenni, kus oli lihtsalt ülisuper luks rada tehtud valmis. Ja siis saigi tehtud ühel päeval kaks trenni ja seda väga siukse lõdva randmega, et ei olnudki üldse raske 2 trenni teha päevas. Aga nüüd on puhkus ja mis mulle meeldis kõige rohkem selle tripi juures oli nagu see, et tegelikult ma planeerisin seda nädalat täiesti üksinda, aga siis tuli Sandra kohale, pakkusin välja, et davai, et nagu lähme tripime, trennitame ja siis otse loomulikult Sandra on nagu davai, lähme teeme, milles küssa. Lisagi idee õhku, ma olen käpp. Et kõik nagu läks nagu niimoodi, et ei olnud mingit konkreetset plaani, vaid lihtsalt nagu siuksed plaanid tekkisid ja siis need kohe nagu õnnestusid, et see oli nagu kuidagi hästi lahe, aga õigete inimestega juhtubki niimoodi. Ja meil on nüüd ka kaameramees Martin Grünwald. Mehaanik saabus Soomest. Natuke hilja. Mehaanik saabus siis, kui trennid on tehtud. Seni pidi ise hakkama. Aga ainukene tehniline probleem oli meil bussiga. Aga ka siuksed tehnilised probleemid on köki-möki, kui on õiged inimesed ümber ringi. Karleen ütleb tehniline probleem, siis see oli see, et me kuulasime liiga kaua muusikat. Jimmy peab olema elus, noh. Cheers! Elagu 551!